Teraviljahooaeg on täistuuridel alanud ning sektoril on käed-jalad rohkem kui tööd täis. Nii ka Tartu Millis, kuhu 100 Eesti põllumehed enda teravilja toovad. Just algas meil koristushooaeg, see on meie aasta tippsündmus, kõige tähtsam sündmus, nii et kõik töötajad on meil 110% valmis panustama, et hooaeg saaks ka käesoleval aastal väga edukalt tehtud. Ettevõttes töötab 76 inimest. Teraviljahooajal, nagu ka praegustel nädalatel, liitub meeskonnaga kuni 10 töötajat. Ning enne kui vili üldse tootmisesse saadetakse, võetakse teraviljast proovid, et hinnata, kui kvaliteetne see on. Ükskõik, kas on teraviljahooaeg või mitte, Paides asuvas Eesti pagaritehases toodetakse igapäevaselt umbes 100 000 kilo leiba ja saia. Eestlane on teada-tuntud leivaaustaja rahvas, et ka seda traditsiooni jätkame siin meie, et Eestis toodetud rukkileib oleks ikkagi traditsiooniliselt ka igal eestlasel laual. Siin Paide tehases töötab üle 400 inimese. Pagaritoodete hind on võrreldes eelmise aastaga 1,6% kasvanud. 5 aasta tagusega võrreldes on hinnatõus olnud aga 53,7%. Ostukäitumises ei mõjuta inimesi aga sugugi mitte ainult hind. Üha enam aga näha selle trendi, kus tarbija muutub aina rohkem teadlikumaks, uuritakse soolade, suhkrute sisaldust, otsitakse lisandväärtust erinevate, kas siis haputaignaga, mis meil on siin, ka sellest tulenevalt oleme meie siin ise pannud oma naturaalse nisujuuretise püsti, samuti on meil naturaalne leivajuuretis, mida majas sees käritame ja ikka otsib tarbija seda idandatud rukkiteri erinevaid seemneid, mis annaksid tootele seda tervislikust aspekti juurde. Tartu Mill on Eestis üks suurimaid teraviljatöötlejaid. Siin töödeldakse aastas 110 000 tonni teravilja. Suurem osa Tartu Milli toodangust on nisu ja rukkijahu, aga ka eestlaste lemmikud kama jookseb siit tehasest hunnikusele lintide. Väljakutseid teraviljasektoris on mitmeid. Loomulikult oleme sõltuvuses, nagu on ka põllumehed sõltuvuses ilmastikust ja maailmaturu hindadest, et ilmastik mõjutab otseselt teravilja kvaliteeti, mida me suudame varuda enda lõpptoodangu tegemise jaoks ning maailmaturu hinnad on sõltuvuses geopoliitikast, energiast, kõigest, mis maailmas toimub, et me oleme arvestanud sellega, me teame neid riske ja iga päev tegeleme, et neid riske maandada ja olla konkurentsis. Eks tänase selle maailma geopoliitilise teema valguses on ka nagu hästi näha, et kus ikkagi toorainete kättesaadavus, nende hinnad on nii palju sõltuvuses kogu selle Lähis-Ida kriisi ja kõikide kütuse hindade tõusuga. Kuna iga tooraine jõuab meieni transpordiga ja transport nõuab kütust, et siis see kajastub ikkagi lõpuks meie hindades ka. Toiduainete tööstus võitleb lisaks välismaa mõjudele ka Eesti riigi enda otsustega, nagu näiteks maksumuudatustega. Niisugune stabiilne keskkond loomulikult sobib töötavale töötusele kõige paremini ja nagu me teame, et ei ole toiduainetööstus kõige suurema marginaaliga äri siin valdkonnas ja seega meie eeldused ja ootused ongi, et me oskaks ette näha, mis tulevik toob ja eelkõige stabiilne majanduskeskkond. No, ega tänasel päeval ma julgen öelda, et me väga palju sellist erilist koostööd nagu riigiga ei tee, et kindlasti see kogu see maksupoliitika ja selline mitte kõige stabiilsem turuolukord ei soosi väga suuri investeeringuid tegemaks, aga me oleme selle teadliku riski nagu võtnud. Kuna Eesti turg on suuresti ära jaotunud erinevate tootjate vahel, siis ainus võimalus areneda ja kasvada on eksport ja välismaa, et sellest tulenevalt oleme ka siis ligi 30 miljonit investeerinud ja tehase laiendusse, et suurendada oma konkurentsivõimet siis välisturgudele. Ligi 1/3 Eesti pagaritoodetest võtabki oma teekonna ette kaugesse maailma. Nii eksportitakse saia ja leiba meie lähinaabrite juurde, aga ka näiteks Jaapanisse või Ameerika Ühendriikidesse. Aga kuna eestlaste toidulaualt siiski ei tohi puududa ei jahu ega leib, toodetakse siin muudkui edasi ning ei anta alla. Ükskõik milliseid uusi väljakutseid riik sektorile välja mõtleb.